Head Objektiivi sõbrad, annetajad, toetajad ja lugejad. Mul on rõõm teile teatada, et 4 nädalat tagasi algatatud Objektiivi kevadkampaania portaali tegevuseks vajalike rahaliste vahendite kogumisel on paljude inimeste abil taaskord edukalt lõpule viidud. Kampaania käigus saavutasime eesmärgiks seatud 40 000 euro piiri ja isegi ületasime selle. Kokku annetasid peaaegu 2000 toetajad kampaania käigus ligi 45 000 eurot. Nagu me juba kampaania alguses selgitasime, panevad 2 suurtoetajad nüüd meile omalt poolt õla alla ja annetavad lisaks väiksematest annetustest kogunenud summale Objektiivi tegevuse jätkamiseks lisaks veel 40 000 eurot. Nende rahaliste võimalustega saame jätkata portaali tegevust ja loodetavasti seda ka laiendada. Meile asetatud nõudmised ja ootused kasvavad iga päevaga seda enam, mida jõulisemalt Objektiiv Eesti avaliku arvamuse väljal esile kerkib. Iga teie poolt annetatud euro kasutame me kindlasti selleks, et Objektiivi hääl võiks muutuda tugevamaks ja omandada Eesti meediamaastikul üha olulisema koha. Tänu toetajate panusele saame selles suunas edasi liikuda. Objektiivi üleval pidamine pole lihtsalt artiklite kirjutamine, uudiste tegemine ja saadete salvestamine. See on võitlus inimeseks olemise kesksete tõdede eest, mida rahvusriiki ja elementaarseid moraalipõhimõtteid süstemaatiliselt eirav ja mahatrampiv võimuseltskond vaatab aina põlglikuma pilguga. Meie tegevusele üritatakse pidevalt halba varju heita ja meie vaateid nurka mängida. Selleks on ka tõsine põhjus. Me nimelt ei sõltu mitte ühestki välisest jõust, ei Euroopa Liidust, ei USA võimuringkondadest, ei kohalikest erakondadest ega ammugi mitte Venemaast. Me räägime avalikult iseseisva ja sõltumatu Eesti ideaalist ning selle kinnituseks oleme ise iseseisvad. Sellistena ajame loomulikult hirmu nahka paljudele, kes ei teeni mitte Eesti riigi ja selle kodanike, vaid võõramaiste isandate huve meie riigi pinnal. Võib ainult oletada, miks ründas USA sõjatööstuskompleksi poolt kinni makstud globalistliku ideoloogiat edendava mõttekoja kaastöötaja Urve Eslas Objektiivi avalikult just sel hetkel, kui alustasime meie portaalile elulise tähtsusega annetuste kampaaniat. Kui meil Objektiivi tegemiseks rahalisi vahendeid ei leidu, siis ei saa me lihtsalt oma tööga edasi minna. Kahtlemata teavad paljud Objektiivi vaenlased meie sõltuvust tavaliste inimeste ja meie lugejate annetustest ning on valmis levitama meie kohta kahtlustusi ja süüdistusi, et meie mainet kahjustada ja inimeste usaldust proovile panna. Ent Objektiivi toetajate pühendunud panus meie portaali arengusse on taaskord näidanud, et peavoolu propaganda ei toimi. Meie lugejad suudavad mõelda oma peaga ja meie portaali nurka mängimiseks välja mõeldud jaburad süüdistused läbi näha. See süstib taaskord lootust, et tõelise kodanikuühiskonna toimimise viljana sündinud meedia, mis ei allu vanameedia narratiividele ega edasta võimul oleva ladviku jutupunkte, on Eestis võimalik. Meie tegevus jätkub ja kogub jõudu. Meie sõnum jõuab üha rohkemate inimesteni. Ja mis eriti oluline, Objektiiv on elavaks kinnituseks, et paljude inimeste ühisel jõul on võimalik teha suuri ja mõjukaid asju, mida keegi meist üksi korda saata ei suudaks. Just seepärast tahamegi kõikidele annetajatele edastada kogu Objektiivi toimetuse nimel südamest tuleva tänuavalduse. Me tõesti täname teid, head lugejad, head vaatajad, head kuulajad. Ühtlasi kinnitame teile, et teeme jätkuvalt oma parima, et Objektiivi toetajate usaldust õigustada. Kuni jätkub lugejate toetus Objektiivile, seni jätkub ka Objektiivi tegevus. Suur aitäh teile!